Tšau! Täna hakkame valmistama sidrunivõiet. Aga kuna ma arvan, et ma tahan pärast sidrunivõide valmistamist valmistada ka sidruniküpsiseid, siis ma riivin ennem natuke sidrunit. Ja nüüd ma pigistan terve selle sidruni siia kaussi. See on süsteem balalaika, et poolikust sidrunist sai pigistatud nii palju, kui pigistada andis. Nüüd pigistan ka teise poole sidrunit siia kaussi. Kui lusikasaba sidruni sisse asetada, siis on seda sidrunit kuidagi kergem pigistada. Peaaegu tühi, võtame veel, mis võtta annab sellest sidrunimahlast. Ja korras, ega siit midagi rohkemat vist enam välja ei pigista. Kuna hiljem on mul sidruniküpsiste valmistamiseks ka sidrunimahla vaja, siis ma panen siia riivitud sidrunikoorde hulka natukene sidrunimahla, nii et see segu sidrunikoore mahlaga jääb küpsiste jaoks. Aga siia hakkame sidrunivõiet tegema. Nüüd lisame sidrunimahlale 3 suurt muna, nii suurt, nagu parajasti karbist leiame. 1. Kaks. Ja 3. Kuna hiljem me vajame ka umbes 100 grammi võid, siis ma tükeldan juba praegu selle pool paki võid ära ja jätan ootama, kuni on aeg või käes. Aga ma lihtsalt otsustasin, et ma tükeldan pool paki võid kohe praegu ära. Nii, pool paki võid on tükeldatud, see jääb oma järjekorda ootama. Kuna ma peaksin varsti seda sidrunimahla koos munade suhkruga kloppima hakkama, siis ma otsustasin, et ma kalan vahepeal selle suuremasse nõusse, et siis pärast see siia tagasi kallata. Ja nüüd oleks vaja siia lisada umbes 120 grammi suhkrut, see teeb no nii 7-8 suhkrulusikatäit suhkrut. Aga ma panen umbes. Ja nüüd ma mikserdan selle segu lihtsalt ära. Nüüd ma kallan selle klopitud segu siia kaussi tagasi. Ma panin sellesse kastrolisse umbes nii palju vett ja asetan kausi siia peale, sest ma tean, et see kaus ei puuduta seda vett. Ja nüüd ma lihtsalt lähen ja hakkan seda vett pliidi peal kuumutama ja samal ajal seda võiet segama. Või teen juba ettenägelikult siia laua peale, sest umbes 5 või 7 minuti pärast läheb meil seda võid vaja. Aga praegu saab pliit sisse lülitatud ja ma hakkan seda segu segama nii kaua, kuni see pakseneb. Nüüd hakkab see segu paksenema. Ja ma lisan siia nüüd näpuotsatäie soola. Segan veel natukene. Ja nüüd ma lisan siia selle pool paki võid, ehk siis umbes täpselt 100 grammi võid. Segan, kuni see või on kõik ilusti siin ära sulanud. Või on sulanud. Selline ilus paks konsistents on praegu. Ma lasin selle sidrunivõidel nüüd natukene jahtuda ja ma
üritan selle kausi kõigepealt siit kastrulli seest kätte saada. Ta on ikka veel kuum. Ma kallan selle võide suuremasse nõusse ümber. Ma mikserdan selle segu uuesti läbi. Pritsmete vältimiseks ma lisan ikka kaane ka peale. Ja nüüd jätkan mikserdamist. Nonii, nüüd on see asjandus vähemalt korralikult läbi klopitud. Ja nüüd kallan ma selle võide siia karpi. Mul on siin üks saiapäts ja seda võiet sobib suurepäraselt saiale määrida. Hetkel on see võie veel soe, aga üldiselt ma panen selle võide nüüd külmkappi tahenema ja siis ta muutub veel paremaks. Vaata kindlasti ka järgmine klipp ära, sest järgmises klipis ma kavatsen teha sidruniküpsiseid ja panna seda võiet sidruniküpsiste vahele ja ma usun, et selleks ajaks, kui sidruniküpsised valmis saavad, on see võie juba külmikus piisavalt tahenenud. Nämä, head istungi jõule!